Iisrael saadab Ühendkuningriiki 12 hävitajat, samal ajal kui Hispaanias on 12 surnud päeval, mida iseloomustab vaikuse varjus toimuv sõjaline liikumine. Ja tsiviiltragöödia, mis võib veelgi kasvada. Lennuvaatlejad registreerisid hävitajate maandumise Briti baasis RAF Fairford pärast kuid Iisraelis paiknemist. Üksus saabus veebruaris Ovda õhuväebaasi Negevi kõrbes, kui Washington suurendas oma kohalolekut sõja tõttu Iraaniga. Nüüd tekitab nende lennukite lahkumine tõsise küsimuse. Vägede vähendamine, operatiivne rotatsioon või kallite varade ennetav väljaviimine enne uut eskalatsiooni. Samal ajal seisab Hispaania lõunas silmitsi tragöödiaga, kus metsatulekahju levis Los Galardose lähedal Almeria provintsis, tabas elanikke ja turiste ning ohvrid leiti sõidukitest ja põgenemisteedelt. Esimesed hoiatused teatasid 12 hukkunust ja 23 kadunust, samas kui hilisemad ametivõimude ja suurte agentuuride uuendused viitasid vähemalt 11 hukkunule ja 19 kadunule. Kas Washington taandub või lihtsalt ümber paigutab? Miks hävitajad lahkusid? Just praegu. Kuidas see samm muudab uue eskalatsiooni riski? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Iisraelis ei ole ükski ametnik teatanud, et lahkumine tähendaks missiooni või sõja lõppu. 24. veebruaril 2026 kinnitasid Ameerika ametivõimud, et umbes 12 F-22 olid maandunud Iisraelis. Iraanile avaldatava surve suurenemise ajal näitasid tol perioodil avaldatud satelliidipildid 11 lennukit Ovidas, samal ajal kui Iisraeli telekanalid rääkisid 12. See kohalolek oli poliitiliselt oluline, sest see tõi mõned Washingtoni kõige väärtuslikumad õhuvahendid konflikti lähedale ja näitas, et Donald Trump ei sõltunud oma jõu hoidmisel piirkonnas ainult Araabia riikide baasidest. Pole veel selgitatud, millal see juhtus. Pentagoni üksikasjalikus teates ei kinnitata, et kõik 12 algselt välja kuulutatud hävitajat oleksid Iisraelist koos lahkunud, ega selgitata, kus ülejäänud lennukid asuvad. Usaldusväärne teave. Informação segura neste. Pentagoni üksikasjalik teave viitab sellele, et Washington võib olla vähendamas arenenud lennukite hulka Iraani lähedal, kuna vahetu õhu ülekaalu vajadus on vähenenud. Ameerika Ühendriigid võivad samuti teha üksuste vahetust, hooldust või ümberpaigutamist mõnda teise Euroopa baasi. Üksuste ümberpaivutamine kaitseks neid lennukeid ka juhul, kui Ameerika luure ootab uusi Iraani rünnakuid Iisraeli baasidele. Ilma ametliku avalduseta jäävad mõlemad võimalused endiselt lahtiseks. Konkreetne fakt on see, et liikumine toimus pärast kuid kestnud Ameerika sõjalise struktuuri intensiivset kasutamist piirkonnas. F-22 lahkumine ei tähenda, et Iisrael oleks oma operatsioonid lõpetanud. Gaza sektori põhjaosas teatasid Iisraeli kaitsejõud, et nad hävitasid 5 Hamasi tunnelit, mis ulatusid kokku umbes 2 kilomeetrini. Sõjaväe teate kohaselt asusid need rajatised Iisraeli kontrollitaval poolel relvarahujoonel. Operatsiooni viisid läbi 14 soomusbrigaadi reservväelased, keda hiljem asendas 179 brigaad. See on tegevus, mis näitab järjepidevust maal, isegi siis, kui osa Ameerika lennuväest muudab oma positsiooni. Iisrael jätkas samuti survet Hezbollahi taristu vastu.
Iisraeli väed teatasid, et nad leidsid rajatisi, kus olid raketilaskeseadmed, kuulipildujad, lõhkeained, raketid ja muud relvad, mis olid armee sõnul mõeldud kasutamiseks. 28. juunil hävitas Iisraeli valitsuse poolt kinnitatud operatsioon üle 200 meetri pikkuse tunneli Majdal zonis, kus oli sadu relvi ja tugipunkte. Hezbollah mõistis need tegevused hukka kui relvarahu rikkumised, samal ajal kui Iisrael väidab, et ei aktsepteeri rühmituse sõjalise ülesehituse taastamist turvatsoonis. Täiesti teistsugune, kuid sama kiireloomuline kriis. Tulekahju sai alguse Almeria piirkonnas ja levis kiiresti kuiva taimestiku, äärmusliku kuumuse ja tugeva tuule tõttu. Meeskonnad leidsid ohvreid põlenud autodest ja piirkondadest, kus inimesed olid püüdnud jalgsi põgeneda. Võimud teatasid, et suur osa hukkunutest olid välismaalased ning 4 ohvrit, kes leiti parempoolse rooliga autost, olid tõenäoliselt britid. Rohkem kui 150 tuletõrjujat ja umbes 220 sõjalise eriolukordade üksuse liiget mobiliseeriti, samal ajal kui teed suleti ja elanikud evakueeriti ohtlikest piirkondadest esimeste tundide jooksul. Esialgsed teated rääkisid 12 hukkunust ja 23 kadunust. Hiljem teatasid Reuters ja Associated Press vähemalt 11 hukkunust ja 19 kadunust. Otsingud jätkuvad endiselt. See erinevus ei vähenda tragöödiat. See näitab, et tuli oli endiselt aktiivne, meeskonnad jätkasid sisenemist põlenud aladele ning võimud püüdsid kinnitada nende inimeste nimesid, rahvusi ja asukohti, kes ei olnud oma lähedastega ühendust võtnud. Iraani režiim kasutab Ali Khamenei matuseid mobilisatsiooni hoidmiseks Donald Trumpi ja Iisraeli vastu. Mashhadis põletasid rühmad Trumpi suure mänguasjakujulise kujutise matsetseremooniate ajal, mis tähistasid endise ülemjuhi matmist. Vata Kaizedos Manã, Mutubau Muminikis. Begô vastu heida. Ta maeti imam Reza pühamusse pärast pikki tseremooniaid. Samal ajal kui tema järglane jätkas ilma avaliku esinemiseta, mis oleks lõpetanud kahtlused režiimi uue juhtkonna suhtes. Väidetavalt näitavad need Iraani vägesid koos lõhkemata VTU-42B lõhkepeaga, mis on seotud Ameerika AGM-158 raketiga. Materjali avaldasid avatud allikate luurekontod ja see pole veel saanud tugevat sõltumatut kinnitust. Kui tuvastus kinnitatakse, on see juhtum Teherani jaoks propagandaväärtuslik ja tekitab muret Teheranis. E despertará preocupação em Washington. Mis puudutab sõjaliste komponentide eksponeerimist, siis suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.